Alustasin joonistamist, siis ma olin 6-aastane ja siis ma joonistasin nagu mingi, ma ei tea, aeda koos oma ema ja vanaemaga või midagi sellist, aga teadlikumas elus nagu jah, kunstikoolis nagu käies, et pigem ma alustasin niisugusest sürrealistlikust automatismist, et hästi nagu virvarr, mingi full craziness, nagu nii palju emotsioone sees, noor inimene, käid pidudel tantsimas, kuidagi üritad leida mingit rahu ja see sisemine kaos tahtis välja tulla mingil vormil, et õpid ennast nagu maandama, aga jah, siis ülikoolis, kui ma magistris olin, maalikunsti magistris, et siis kuidagi Jaan Elken nagu viis selle teeni natukene oli niisugune lükkaja, et tegelikult mõtle nagu kaugemale, et mis see maalikunst on nagu ja siis hakkasin nagu testima neid piire ja kuhu minna ja kuidagi oli vaja nagu sisemiselt mingit rahu ka leida ja siis see rahu tekkiski nende esimeste nagu meditatiivsete maastikega, mis olid täiesti nagu tühjad pinnad ja mingi materjali täiesti ärakasutamine, mis kuskil nurgas on ja sealt edasi nagu see tehnika lihtsalt ja see vorm nagu läbi selle nagu arenes, et seal kasutasin naturaalset pigmente ja mingi tahma kuskilt korsnast, et saada musta värvi ja kriiti, et saada valget, on ju. Et sealt see kuidagi läks edasi ja mulle see nagu taaskasutus ja asjade mitte ära viskamine väga nagu meeldib, et sa võta nii palju, kui sul vaja on, et ära tarbi nagu üle ja kasuta kõik ära, mis sul on nagu, et selles mõttes sealt see nagu algas ja kuidagi see on jäänud mulle külge ja mulle nagu see selline väljendusviis väga meeldib ja kuna ma olen käinud hästi palju nagu ka väljas ja otsinud nagu sellist stiililist nagu referentsi kuskilt mujalt, et ma ei ole väga nagu seda leidnud ja mulle tundub, et ma olen leidnud nagu maalikunstis täiesti mingi ägeda nagu suuna, sest minu jaoks nagu see maalikunst ongi isiksuste põhine, et kes leiab mingi uue stiili nagu, kellel on see uus mingi asi, vaata, et siis mulle nagu mingi hetk hakkas tunduma, et kurat, mul on täpselt see uus asi nagu olemas, vaata, et ma teengi nagu seda, mida ei ole kunagi tehtud, ma teen seda omal viisil ja ma räägin nagu nendest teemadest, mis on praegu nagu aktuaalsed, aga samas nad on ka nagu väga universaalsed. Ühesõnaga sinu arust on võimalik leida midagi uut või siis on see teine kool, kes ütleb, et kõik on juba tehtud, kõik on mõeldud, kõik on öeldud? Kõik on niikuinii tehtud, aga lihtsalt see keel nagu muutub, et ma ei tea, eesti keel on ka juba leiutatud, aga see kogu aeg on muutumises, kogu aeg ju leitakse mingi uus väljendus, kuidas rääkida armastusest, jälle uus armastuslugu, nagu, et come on, et neid variatsioone on ju nii palju, me ühiskonnana areneme, inimestena areneme, me oleme mingis mõttes jah, samas kohas, aga tegelikult see nagu keel ju kogu aeg muutub, et lihtsalt tuleb märgata neid. Mis sinu arust kunstis kõige olulisem on? Et mina olen nagu siuke kunstiteaduslikult suht kauge tüüp, ma nagu sellest ei jaga, mingit koolkondadest, stiilivooludest, asjadest, aga mulle meeldib on ju kunsti vaadata, pilte vaadata. Ja siis ma alati mõtlen, kui ma näiteks pildi ees seisan, kui ma näiteks näitusel seisan sinu pildi ees, on ju, et mis see on, mis minus võiks tekkida, et seal on nagu väga palju erinevaid variante ja ise kuidagi filosofeerides, siis mulle tundub, et kõige olulisem on mingisugune ühisosa leidmine, mingi assotsiatsioon, mille sa nagu tunned ära, on ju. Ükskõik, see võib olla ükskõik kui abstraktsest, sa, ma ei tea, näed kas või mingit kolmnurga kuju, on ju, see tekitab sinus midagi ja sealt sa nagu hakkad edasi seda lahti mõtestama, on ju. Või siis teine variant on sellise, ma ei tea, klassikalise ilusa portree seistes võib-olla mul seda assotsiatsiooni või seda nagu otseselt ei teki, aga mul tekib see, et mul tekib austus selle kunstniku tehnilise oskuse vastu, et ta on näha, et ta on, ma ei tea, mingi 20 aastat nägusid maalinud, on ju, et see on nagu teistsugune asi, et mis sinu arust kunstis kõige olulisem on? No ma arvan, et kõige olulisem on see, et kas see sind puudutab ja tegelikult väga oluline on see, et ma ei tea, kui juba inimene kuskile kunstisaali või ükskõik kuhu jõuab, kus ta saab kunsti kogeda üks ühele, siis see nagu energia, kas seal töös on või ei ole nagu, või seal installatsioonis, mis iganes teoses videos on ju, et kas seal on see nagu energia sees, kas seal toimub see energiavahetus, et üks asi on see, et sa vaatad Instas mingit pilte on ju, maalja näiteks, siis sa ei saa mitte kunagi seda aistingut kätte, mida sa saad kuskil galeriiruumis, nagu sa võtad selle aja oma päevast on ju, sa lähed sinna kohale, sa näed seda, et see annab hoopis teistsuguse aistingu sulle
ja kui see sind puudutab kuidagi, siis see juba ongi äge nagu. Instas on muidugi ka kõik pildid ühe suured, on ju? No ja nad on ühe nagu plaanilised ka, nad on põhimõtteliselt 2D nagu mingist väga ruumilisest teosest ja nad on mingi kindla valgusega, aga kui sa oled ruumis, sa liigud seal, sa näed seda töölt kõrvalt, eest, alt, viskad sinna alla pikali, vaatad, mis siis juhtub, on ju. Või noh, just see nagu ekstra nagu sinna kohale minek on juba nagu rituaal, et see noh, kunsti nagu tajumine, loomulikult vaata, et kõik teavad ju Mona Lisa on ju maali, et noh, et juba see hype nagu tekitab ka nagu sellele kunstile mingisuguse uue välja juurde, et kui ma võt seda teost näen, siis ma kuulun nende inimestega ühte gruppi, kes on seda teost näinud, on ju, et noh, et sa nagu ihaled mingi kunstiteose järgi, ma arvan, et inimesed ikkagi tajuvad ära, et kui kunst on nagu aus ja ta ikkagi nagu töötab, siis noh, inimesed isegi kui nad on kunstivõõrad, nad tajuvad selle ära, et aha, okei, seal on midagi. Eesti Esu